Tere! Mina olen Juhan Koppel, Rakett 69 teadustoimetaja ja näitan teile, kuidas püüda kinni siit pallirennist tulev pall. See pall peab jõudma ämbrisse, kuid kuna ma ülesannet katsetada ei saa, siis ei saa ma seda renni ka kuhugi näiteks põrandale panna, sest üsna raske on hinnata, millise kiirusega see pall rennist tuleb ning kuhu see täpselt maandub. Seega tuleb see ämber asetada selliselt, et pall ei saaks sellest mööda kukkuda. Näiteks siia torusuudme lähedale. Kuidas seda teha? Võtan esmalt 2 latti ning 1 pitskruvi. Panen latid niimoodi kokku ning pitskruvi siia nende külge. Kuid pitskruvi vahele ühendan veel ka ämbri. Kui pitskruvi kinni keeran, püsivad need mõlemad jalad omavahel koos ning ka see ämber on kogu süsteemiga ühendatud. Kuid selle lahenduse mure on, et see kipub pikali kukkuma. 2 jalad ei ole väga stabiilsed moodustised. Selle saaks küll kuidagi tasakaalu panna, kuid kui pall siia sisse sõidab, lükatakse nähtavasti pikali. Seega võtan kasutusse ka teise pitskruvi, mis mul on. Selle teise pitskruvi ühendan põrandal 1 jala külge. Ning siin maas käitub see pitskruvi lisajalana ning sellel konstruktsioonil on nüüd 1, 2 ja 3 toetuspunkti. See on nüüd palju stabiilsem. Viimaks asetan ehitatud konstruktsiooni sobiva koha peale ning katsetan lahendus järgi. Paneme palli veerema ning vaatame, kas see peab vastu palli kukkumisest tulenevale löögile. Ja tõepoolest, pall püüti edukalt ämbrisse. Ja olgugi, et vahendeid on laual vähe, on sellel ülesandel ka teine, küllaltki erinev lahendus. Võtan esimese lahenduse kõigepealt tükkideks. Selles ülesandes on võimalus kasutada ka laeserva, kuid need kaikad on nii lühikesed, et need ei ulatu laeni. Pole probleemi, paneme 2 kaigast üksteise külge, kasutades jälle pitskruvi. Ning nüüd saab seda moodustist toetada ilusti siia laeserva ning põranda vahele. Teise pitskruvi abil saan aga fikseerida ämbri. Ja kuna antud ülesandes kinnitan ma ämbri ja latid üksteisest eraldi, siis on seda natuke lihtsam ükshaaval lahendada, sest ma ei pea kogu konstruktsiooni korraga 1 pitskruviga kinnitama. Sätin lati paika ning ka teine lahendus on valmis katsetamiseks. Proovime järgi. Kui kõik läheb hästi, siis ei kuku see renn pikali ja pall püütakse edukalt kinni. Ja täpselt nii lihtne ongi ehitada statiivi palli kinni püüdmiseks.